kolm asja, mida võib-olla tööandja peab arvestama, kui ta tahab noori tööle võtta, on see, et töö peab olema töötajale huvitav ehk et töövahendid peavad olema kaasaegsed. Ei ole võimalik köita noori tööle, kus on väga-väga vanamoodsad, väga aegunud tehnikat kasutusel. Teine osa, mis kindlasti noorte jaoks on olulisem, kui ta võib-olla varem oli, on töökeskkond ja see õhkkond, kuhu nad tulevad. Isegi materiaalsetest ootustest rohkem pööravad nad tähelepanu sellele, et kui palju pööratakse nende juhi poolt neile tähelepanu, kui eeskuju vääriv on see inimene, kellega nad koos töötavad ja milline on õhkkond meeskonnas. Ehk et töösuhted on väga olulised. Ja kolmas asi on võib-olla, mis vanadel inimestel, nagu mina, on raske alguses aktsepteerida, et noored ei seo ennast ühe organisatsiooniga kogu eluks. Ehk et kui me oleme harjunud, et inimene valib kas ameti või organisatsiooni, kus ta karjääri teeb, siis tänapäeva noored on tegelikult väga paindlikud selles osas ja liiguvad kiirelt ühest ametist teise, liiguvad ühest töökohast teise, ehk et töötatud aeg saab olema ühes ettevõttes lühem tulevikus. Kui me vaatame tööturul olevaid sihtrühmi, ehk et nii noored, vanemaealised, puudega inimesed, välismaalased, siis ma arvan, et üks hea tööandja peaks kaasama väga erinevaid sihtrühmi nendest, sest et üles ehitades oma meeskonna selliselt, et nad täiustavad üksteist, on ka see tulemus võib-olla meeskonnana palju parem.